Nii, aitäh ülistusbändile. Ma arvan, et siin paigas ei ole kahtlust, et kes valitseb, Jumal valitseb, Jeesus valitseb ja see on hea. Nii et aitäh, et juhtisite meid sellesse tõelisesse ligiolusse, Jumala ligiolusse. Ja jah, siin juba oli tunnistussoovid, võib-olla võtame need ka ette varsti. Aga tõesti, mul oli ka selline mõte või viimase ajal ka minuga on kuidagi käinud see küsimus, et kui ma mõne kristlassõbraga kohtun, siis ma alati küsin, et mida Jumal räägib praegu. Ja siis praegu oleks ka väga põnev küsida, et mida siis Jumal räägib. Ja ma arvan, et Jumal on juba selle ülistuse ajal rääkinud väga palju asju inimestele. Ja võib-olla isegi kõige olulisem jutlus on juba sinu jaoks nii-öelda peetud või sa oled juba saanud Jumala käest selle, mille järgi sa oled tuld. Aga siis nüüd tuleme siis jutluse juurde. Ja mina olen tõesti väga tänulik ka selle eest, selle võimaluse eest üldse pidada siis selle Jeesuse mäejutluse seeria viimane jutlus. Ja nagu see ütlus ikka on, et kui sa tahad ise millestki aru saada, siis proovi seda teistele õpetada. Ja Jumal on tõesti, nagu olen viimased paar nädalat tegelenud kogu selle mäejutlusega, kuulanud järgi neid erinevaid jutluseid ja kogu seda kuidagi nagu endasse ammutanud ja proovinud seal setitada erinevaid asju ja seedida kõike seda ja see on lihtsalt olnud nii võrratu. Ja siin paar nädalat tagasi või kuu aega tagasi isegi Peeter Nordberg käis ka siin jutlustamas ja noortel seminari pidamas ja siis tema ka igaks juhuks, et õnnetusi juhtu. Siis tema ka tõi selle välja, et tema ka siuke nagu teenistus algaski sellest, et tal siis oli ülesanne iga nädal hakata noortele pidama siis piiblitunde. Ja sellest ta sai siis, see oli nii-öelda see alguspunkt, et ta pidi iga nädal midagi ette valmistama ja sellest kasvas välja see, et nüüd ta käib üle maailma ja jutlustab erinevates kohtades. Nii et noored, võtke kaasa, et kellele Jumal paneb südamele, et nüüd peab hakkama oma noortele iga nädal pidama piiblitunde, siis äkki see on täpselt sulle ja vaatame, mis Jumal tahab läbi sellega teha. Ja ma rääksin jah, et olen leidnud nagu mitmeid avastusi. Alustan võib-olla esimesest väiksest nii-öelda maitsest või sellisest tiiserist. See minu jaoks oli väga suur avastus ja põnev avastus, võib-olla kellegi jaoks üldse ei kõneta, aga mis seal ikka. Alustame täitsa algusest. Ma tead Merlelt üks päev olime siin koos, midagi lõppes ja midagi algas ja siis ma küsisin temalt ka, et mis see siis oli, et mis oli esimene asi, mida Jeesus siis mäejutluses, mis oli mäejutluse esimene asi? Võite korra mõelda. Ja võib-olla mõni mõtleb, eks ole, mis see õpetuslikult oli, et olid need õndsaks kiitmised. Aga mina läksin sealt veel enne. Kõige esimene salm oli siis selline, et Jeesus läks mäele ja istus maha. Siis ma mõtlesin ka, et kas täna peaks tegema täpselt nii nagu Jeesus, et äkki hoopis tooli võtma või siin rätsep pistes istuma, aga võib-olla siin on nagu sellised omad kombed ja traditsioonid, siis teeme ikka nende järgi. Aga kui sa tahad päris Jeesuse järgi teha, siis mine ja istu maha ja siis räägi. Nii et see oli siuke, aga see mõte seal taga on võib-olla see, et siuke, teinekord on siuke head siuksed asjad, et eelmine kord nägime ka, Sigmar tuli siia suure palgiga ja tegi, selles mõttes, et see on hea siuke näitlik asi ja mõneti siuke, natukene siuke nii-öelda show tegemine, aga mitte üldse halvas mõttes. Kui Sigmar siin selle palgiga oli, suur palk oli ees, ma arvan, see jääb kõigile eluks ajaks meelde see näide, et kui sul ikka palk on silmas, siis sa tegelikult sealt palgi tagant mitte midagi ei näe välja. Sigmar seisiski siin taga, mina vaatasin seda pärast netis järgi ja tõesti, mitte midagi ei näinud nagu sealt välja. Aga siis ma mõtlesin nagu siukse enda jutlustamisstiili peale ja mõtlesin, et võib-olla on täitsa okei see ka, et kui ma täna ei võtagi midagi kaasa ja lihtsalt räägin oma mõtteid. Nii et ma loodan, et te suudate nendega kaasas pidada, kaasas käia. Aga selles seerias oleme me olnud oktoobrikuust saadik. Ja kui sa nüüd mõtled niimoodi, et see on päris pikk aeg ja päris palju asju on maailmas muutunud selle oktoobrist alates, võib-olla kõik asjad ei ole nii positiivsed asjad, et ma usun tõesti, et maailma siuke poliitiline ja vaimne siuke skaala on täitsa hoopis teises nagu äärmuses, mis ta oli võib-olla need kuud tagasi. Mingid asjad, eks olen tulnud avalikuks ja mingid asjad kuidagi, ei ole võib-olla siukest kindlust mingite asjade peale. Ma võib-olla välja ei hakka nii ütlema, eks igaüks ise mõtleb, mis need täpselt on. Aga siuke see olukord nagu on. Aga mina olen kuidagi
selle aasta algusest endas kandnud nagu sihukest nagu mõtet, et sihuke nagu hägusus tõe osas on kadumas ja inimestele tekib siis nagu reaalne valikuvõimalus, et kõik need igasugused budad ja krisnad ja kes iganes muud jumalad ja jumalused kaovad nagu sealt skaalalt ära ja siis ongi inimesel see võimalus valida, et kas ta valib siis Jumala Jeesuse või valib ta siis saatana ja saatana teod. Ja see asi muutub väga nagu sihukeseks nii-öelda, mis ta siis on, läbipaistvaks või nagu mustvalgeks läheb nagu inimeste jaoks ka. Ja ma arvan, et see selles mõttes on nagu hea asi. Kui me nüüd räägime sellest kõigest teekonnast, mis me läbi oleme teinud, siis minu meelest Merle tegi väga suurepärase sissejuhatuse sellesse seeriasse. Soovitan soojalt seda kõike järgi kuulata. Võib-olla kui ma ütlen sihukese linna nime Lätist nagu Kuldiga linn, siis tuleb meelde. Minul oli täpselt samamoodi, ma nagu mõtlesin selle peale, oli see linn, aga oli see nüüd see seeria või eelmine või kus see täpselt oli. Aga siis, kui ma selle üle kuulasin, ikka oli täpselt seesama mäejutluse sihuke nagu start. Ja mina ka Merle puhul olen väga imetlenud sihukest nagu prohvetliku visiooni taotlemist ja sihukest nagu selle edasikandmist ja teiste üles õhutamist sihukese nagu prohvetlikkuse tagaajamises. Ja sealt ka vaadake see järgi kindlasti, et seal oli väga tähtsaid asju ka meie koguduse kohta, et mis meie kogudus ka tulevikus saab olema. Ja kui ma neid ka jutlusi siin nagu järgi kuulasin, siis ka nii oma elu jaoks kui ka laiemalt meie kogukonna, ühiskonna jaoks on ka minu meelest täpselt nendes asjades väga palju olnud sihukest nagu prohvetlikku. Nii et see on väga nagu kuidagi sihuke hea start oli ja sellele järgnes nagu sihuke nii-öelda seeria. Ja minu meelest see ka on ikka võrratu ja suur rikkus, et nii palju erinevaid jutlustajaid ja erinevaid inimesi saisid nagu lavalt läbi käia ja sihukese oma väikse aktsendi anda sellele kõigele, sellele mäejutlusele. Et kui me mõtleme piibli peale samamoodi, siis piiblil ka, eks ole, on mulle meeldib väga teha erinevaid neid sihukseid kuisse kuisse. Et piiblis siis on 40 autorit ja 1500 aasta jooksul pandi kirja. Siis meil on natuke neid autoreid, siin oli vähem selles seerias ja ajaperiood oli ka lühem, aga siiski nagu väga hea, et erinevad inimesed said nagu seda kuidagi oma tunnetust edasi anda ja seda neid lugusi rääkida ja seda visiooni rääkida, mis siis Jumal nagu neile on südamele pannud. Aga nüüd äkki lähme natuke selgemalt veel selle mäejutluse juurde. Mis te arvate, kas Jeesus siis enne siis niivõrd tähtsat jutlust natuke pabistas ka? Eks võib paar leeri tekkida, et mõni arvab, et äkki natuke pabistas, teised ütlevad, ei, Jeesus ei saanud ju pabistada, ta sai selle täpselt Jumala käest selle sõna. Ja või see pool, et kas ta kirjutas siis selle valmis või rääkis ta lihtsalt seda, mis tal südames oli või mis ta sai ja kuulis nii-öelda otse Jumalalt. Kui te olete vaadanud Choseni seriaali, siis seal on sihuke nii-öelda koht, kus ta siis Matteusega kogu seda mäejutlust nii-öelda läbi harjutab ja nagu teeb proovi ja seal mingid asjad võtab välja ja mingid asjad paneb nagu juurde, kuidagi nagu täiustab kogu seda kontseptsiooni. Aga me ei saa kindlalt väita, kuidas see oli, aga tore on nagu niimoodi mõelda, et kuidas see siis täpselt Jeesuse puhul välja nägi. Aga oli, kuidas on. Minu meelest on ikkagi väga nagu hämmastav see, et milline siis sihuke nagu teravus ja milline relevantsus on sellel tekstil nagu tänapäevani. Ja ma arvan, et Jeesus nagu täpselt teadis, milliseid näiteid sinna kasutada, milliseid illustratsioone ja neid just nii kasutada, et need kõnetaksid inimest siis universaalselt, sõltumata sellest, millises maailma siis ajaloo arenguetapis ta on parasjagu seda kõike nagu kuulamas ja nagu oma ellu tahtmas nagu rakendada. Aga Jeesusega, kui Urmo nüüd luges selle ette, siis see lõpus on ka öeldud, et ta jagas seda kõike selliselt, tal oli meelevald seda jagada. Aga kui ma mõtlen üldse sihukese Jeesuse nagu sõnumite peale ja mida ta jagas, siis sageli oli see, et kõik nagu kuulajaskond istus natuke nagu pommi otsas. Et kunagi ei teadnud, et mis, võib-olla see on halb näide kirikulavalt, aga mis džinni ta nii-öelda pudelist välja laseb, et mis sealt nagu järgmisena nagu tuleb. Aga seda just pigem siis nagu nende variseeride ja saduseeride vaatest, et mida ta jälle kuidagi proovib nagu natuke siin nagu nii-öelda seda üldist arusaama või ühiskonna arusaama, nagu millest ta proovib nagu natuke seda kõigutada või oma sihukest nagu
jagada seda oma nagu vaadet või seda, mis ta nagu otse nagu Jumalalt on saanud. Nii. Ja mäejutluses ka tegelikult, kui nüüd niimoodi otsida ja vaadata, siis tõesti kõik see nagu see tervik, see on nagu lihtsalt nagu nii hea ja võimas ja nagu seal on nagu nii palju häid nagu noppeid saab nagu välja võtta. Aga täitsa sealt ka nagu on levinud edasi nagu asju nagu eri kultuuridesse ja traditsioonidesse. Kui me mõtleme näiteks Eesti vanasõnade peale, siis tegelikult mitmed vanasõnad on just sealt mäejutlusest nagu pärit, mis on nagu läinud nagu Eesti ühiskonnas ka mõneti nagu lihtsalt nagu käibele, aga see kõik tegelikult ikkagi on sealt samast piiblist. Nüüd, ma ei tea, kas küsite näiteid ka või läheme edasi? Jaa, küsite, aga jaa. Näiteks siis, eks ole, kes otsib, see leiab, siis enda silmas palki ei näe, teise silmas pindu küll. Iga puud tuntakse tema viljast. Mida sa tahad, et teised sinule peavad tegema, seda sama tee ka sina teistele. Et kõik need tegelikult on ka nagu siin Eesti kultuuris nii-öelda oma sükest nagu elu elamas ja nende peale, nende mõtete ja ideede peale nagu mõeldakse ja neid räägitakse teistele. Et see on tegelikult, see näitab, kui nagu võimas ikkagi on nagu Jumala sõna, et see nagu mõjutab nagu selliselt. Isegi kui need inimesed ei teagi võib-olla seda, et see on Jumala sõna, siis see ikkagi kuidagi kannab mingit nagu jõudu. Ja lahe asi on see ka, et võib-olla Sigmar seda nii selgelt nagu välja öelnud. Ta rääkis küll, et see on kuldreegel, see üks salm, mis me siis eelmine kord kuulsime, et mida iganes te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. Et tegelikult see on ka veel siuke nagu see ongi kuldreegel, aga see on siis nagu eetika kuldreegel. Et igal pool, ma ei tea, paljud teist on eetika loengutes käinud ülikoolis, võite käed tõsta. No ma nüüd küsin, et kas seal räägite siis Jeesusest ka midagi? Okei, Nele noogutab, aga samas peaks rääkima. Võib-olla ma loodan, et kellegile räägiti. Et tegelikult tõesti, et igal pool, kus siis eetikast midagi räägitakse, tegelikult ei tohiks või ei saaks ka üle ega ümber minna Jeesusest ja Jeesuse õpetusest. Ja minu meelest, ma räägin nii palju Sigmarist, vabandust, Sigmar, oled sa siin? Ei, seal taga, tore. Aga minu meelest see oli nii lahe, kuidas Sigmar ikkagi välja tõi selle ka, et see sama salm, see, et kui meie nüüd oma tegudega kellegile midagi teeme, et see ei ole nagu kristluse põhisõnum, et see oli tegelikult ikka, nagu see oli hämmastavalt hea, et selle nii nagu selgelt nagu välja ütlesid. Ja see nagu kuidagi sai nagu, et me kuidagi ei rajaks nagu valedele alustele oma nagu usuelu ja oma sükest nagu kristlikku teenimist ka. Aga, nüüd on üks aga, aga kui me mõtleme näiteks selle sama salmi peale ja mõtleme selle peale, et kui tõesti kõik inimesed selle järgi ka teeksid ja elaksid, no milline see maailm tegelikult siis välja näeks? Ja see on ainult üks salm nagu kogu piibli õpetusest või kogu mäejutlusest või kogu Jeesuse õpetusest. Et see oleks päris nagu hämmastav nagu selles mõttes. Mitmed asjad, mis siin maailmas kuidagi täitsa viltu on või pahupidi on, jääksid täiesti olemata või tehtamata. Ma natuke räägin veel seda tausta, kui sobib, ja siis ma lähen selle tänase teksti juurde. Et ma räägin veel Merlest ka veel natuke. Sigmar ja Merle, te olete siin sihikul. Et Merle tõi välja seal täitsa alguses, et mäejutluse teine või isegi tabavam nimetus võiks olla evangeelium kuningriigist. Ja see tuleb välja sealt samast eestpoolt 4. peatüki 23. salmist. Ja see tähendab siis nagu seda, mis ma natuke veel kuidagi uurisin ja mõtlesin, et mäejutluse eesmärk on näidata siis, milline Jumala kuningriik seesmiselt ja vaimselt välja näeb. Ja piibli uurijad on võrreld ka mäejutlust justkui nagu põhiseadusega, mille järgi siis meie kristlastena juba praegu elame ja mille järgi siis kunagi uueks loodud Jumala riigis, mis siis hakkab üle nii-öelda kuningriigi kehtima. Et see on ka nagu selles mõttes, kui sa siukse pilguga seda kõike loed, siis see on ka, võib täitsa nagu avada mingi nagu uue kihi selles.
Et kuigi seal räägitakse palju nagu nendest maistest probleemidest ka, mida meil seal nagu tänu Jumalale uues Jumala loodud riigis ei ole, aga siis me saamegi nagu selle võtta, et tänu Jumalale neid asju ei ole, et need kaovad nagu varsti ära, et siin me küll mingite asjadega madistame, aga varsti on need ka läinud. Ja see, ma ühe asja nüüd pean veel siia juurde ütlema, on see, et ja see on nagu üliäge lihtsalt, et nagu meie kristlastena saame juba selle nagu kõige järgi nagu elada ja see on meile nagu antud nagu avatud. Ja kuidas see siis on avatud? See on avatud läbi Jeesuse ristisurma, et Jeesus on võitnud kogu kurjuse meelevalla nagu nende üle, kes tahavad, et see Jeesuse ristisurm nende eludes just sükest nagu vilja kannaks. Need, kes sellest ei taha, kes sellest mööda vaatavad, siis nendele kahjuks ei kehti. Täna siis loetud tekstis oleme jõudnud siis mäejutluse täitsa lõppu. Ja mis te arvate, kas see sõnum siis sõna kuulmisest ja selle järgi tegemisest on juhuslikult kuidagi seal lõpus või on seal ka mingi mõte sellel asjal kõigel taga? Jeesus mõtles, et kõik head lood on juba räägitud, räägiks veel äkki siis jutu jätkuks natuke viljapuudest ja jagaks paar nippi siis ehitusvaldkonnast. Kas ta võis niimoodi mõelda? Võib-olla, aga jah, võime niimoodi mõelda. Aga tegelikult mina ja ma usun kõik teie ka ikkagi olete nõus, et see oli, võib-olla ma natuke selgitan siis te saate minuga nõustuda, vaatame, kas nõustute. Et see on väga nagu spetsiaalselt jäetud sinna nagu lõppu, just nagu selline sõnum, nagu seal lõpus on. Kui me pöörame pilgu tänapäevastele turundussõnumite koostamisele, siis siuke turunduse A ja O on, et igal efektiivsel sõnumil peab olema call to action, ehk siis üleskutse tegutsemisele. Muidu, kui see puudub, siis ükskõik, mis eelnev jutt võib olla nii võimas ja nii nagu revolutsiooniline või muutev või üles särgitav, aga kui seal see nagu puudub, siis tegelikult midagi ei juhtu, mingit vilja see nagu sõnum selliselt ei kanna. Et võib-olla kellegi tõesti, kes kohe kuidagi juppab välja ja hakkab toimetama selle järgi, siis nagu kannab, aga enamus inimestest ikkagi neil on vaja veel seda, et mis me siis selle kõigega nagu pihta hakkame, mis on see nii-öelda call to action, mis on see üleskutse tegutsemisele. Ja lahe on tõesti see, et tundub, et Jeesus isegi 2000 aastat tagasi teadis neid tänapäevaseid turundusstrateegiaid ja nippe, mis on päris uskumatu, et isegi ei olnudki kallist koolitust vaja, teadis täpselt, kuidas asi olema peab. Nüüd võime panna ekraanile kohe pildi sellest SOAP meetodist, et üks levinud piibli lugemise meetod on inglise keelest tulenev siis nagu SOAP ehk siis seebi meetod. Ekraanil saate ka vaadata, kes inglise keelt mõistavad. Seal on siis 4 erinevat kategooriat, et kui sa piiblit lugema hakkad, siis esimene ongi scripture, ehk siis sa loedki seda Jumala sõna. Siis teine punkt on nagu observation, ehk siis sa vaatled võib-olla, et mis oli seal eelpool juttu, mis on nagu pärast juttu, mis erinevad võib-olla tõlked näitavad, mis on see kultuuriline taust kogu sellel lool ja nii edasi, ehk siis nagu vaatled seda lugu. Ja siis see kolmas punkt, millest me siin ka oleme nüüd peatunud, on application. Ehk siis sa vaatad nagu seda, et kuidas see Jumala sõna nagu sinu elus võiks rakenduda. Ja 4. punkt on palve. Siis nagu Imbi alati räägib, et võtad sõna, siis loed seda, siis peab käima see popcorn ja siis palvetad selle sõna välja. See on mulle hästi kuidagi nüüd alati meeles, kui ma Jumala sõna loen, et see popcorn, see peab seal selle praksu tegema. Samas, eks ole, ma ei ütle ka seda, et piiblit ei või lugeda lihtsalt nagu raamatut. Et kindlasti on sellel ka nagu omad plussid, et kas see siis avardab siukest nagu tervikpilti või annab lihtsalt nagu kultuurilist konteksti, kui sa ei jõua kõige selle muu peale nagu piiblit lugedes mõelda. Aga suures plaanis jääb see siis kogu see lugemine ja kogu see töö nagu lihtsalt informatsiooni vastuvõtmiseks. Aga kui me tahame tõesti rakendada seda nagu call to actionit ja vaadata tõesti seda A-tähte seal, ehk siis kuidas need asjad siis nii-öelda
ellu elada või mida nendega oma elus päriselt nagu peale hakata ja kuidas neid rakendada, siis tuleb esile transformatsioon. Ehk siis, kumba sina tahad, kas sa tahad informatsiooni või sa tahad transformatsiooni. Võid mõelda selle peale, väga siuksed toredad sõnad, lähevad hästi riimi ka, aga kumba sa tahad, kas informatsiooni, kui sa piiblit loed, või sa tahad transformatsiooni. Sellest veel üks siuke, mul ei ole seda siin isegi kirjas, aga Norman Kippel siis koos Anna Kerliga, nemad siin olid ka siin laval, tegid siukse mõnusa intervjuu vormis jutluse ja siis seal ka Norman nagu rääkis ühest piiblikirja kohast Jaakobuse kirja alguses, kus siis Jumala sõna võrreldakse nagu peegliga. Ja see on nagu tegelikult täpselt sama, et kui me nagu oma elu võrdleme nagu Jumala sõnaga ja nagu vaatame, et kuidas see nagu kõik nagu kokku läheb, et see ongi, ja kui me hakkame siis, eks ole, oma elu nagu selle Jumala sõna, nagu selle pildi järgi, mis me sealt peeglist kuidagi näeme, nagu paika sättima, siis nagu tuleb esile see transformatsioon. Siis Hebra 4:12, võib-olla mõni teab peast, kas keegi teab? Võib käe tõsta, ma ei käsisin lihtsalt seda ette lugeda, mul see on kirjas ka siin. Aga Hebra 4:12 ütleb, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheteraline mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame, meelsuse ja kaalutluse hindaja. Selle aasta algusest on Jumal mulle kuidagi pannud südamele, võib-olla isegi natuke eelmise aasta lõpust, siukse nagu süstemaatilise piibli õppimise. Ja seda just sellepärast, et tuleb tunnistada, ma ise vähemalt olen nüüd küll aru saanud, et ma olen olnud nagu väga laisk nagu piibliga töö tegija nii-öelda või selle nii-öelda õppija. Et isegi kui ma nagu üldiselt tean, isegi mõnes piiblikoolis käinud ja seda kõike nagu õppinud ja kõiki Vana Testamenti, Uut Testamenti seal igatpidi nagu vaadeld, siis kui keegi nagu tõesti nagu küsib, et kuule, et räägi mulle, et mis kuidagi selle valdkonna kohta piibel ütleb või jah, kus üks või teine asi piiblis on, seesama näiteks Hebra 4:12, ega mul see kahjuks hetkel veel nagu peas pole, aga ma arvan, et Jumal nagu selles mõttes tahab ka minu siukest nagu piibli õppimist ja seda kõike nagu edasi viia, et ma suudaks need asjad endal nagu kuidagi söödavaks või niimoodi süstemaatiliselt ära kategoriseerida oma nagu peas. Ja ma arvan, et see nagu on äärmiselt vajalik. Et seal kohas öeldakse ka, et Jumala sõna on kui relv. Siis võib-olla poisid, kes on kaitseväes käinud, teavad, et hea väljaõppe näeb seda välja, või hea väljaõppe näeb ette, et ka põhimõtteliselt pimedas sõdur oskab siis oma relva juppideks lahti võtta ja sama hästi ka võib-olla isegi puhastada, eks ole, pimedas ära ja sama hästi ka selle relva nagu kokku panna. Nii et see on siuke nagu näide, et ka meie peaksime nagu Jumala sõna justkui oskama selliselt nagu juppideks lahti võtta ja kokku panna ja täpselt kuidagi need õiged osad õigel ajal nii-öelda üles leida. Isegi kui meil piibliraamatut käes pole või tänapäeval, eks ole, lihtne midagi tead piiblist, paned Google'sse, Google kohe ütleb, kui sul seda Google'it näiteks pole ja sa oledki ostukeskuses ja inimene tuleb sinu juurde ja tahab päästetud saada, mis sa talle siis sealt piiblist räägid? No sa võib-olla räägid selle üldise loo ära, aga kas sa oskad talle täpselt ka mõne piiblikirja kohe öelda, mis kuidagi talle nagu vajalik on? Aga kõige nagu selle sees ma olen ise ka nagu viimasel ajal ka hästi nagu põnevil sellest, et mida siis Jumal päriselt tahab mulle oma sõnast veel ilmutada. Et mingi aeg tõesti ma võib-olla mõtlesingi, et ma tean küll neid lugusid ja kõik on nagu tuttav ja kõik on nagu kuidagi läbi käidud, aga mitte ikkagi selliselt, et võib-olla sellest nagu suurt kasu oleks, et see pigem on jäänud sinna nagu informatsiooni tasemele. Ja Joel Reinaru näiteks, kui ta Johanna Vahermägi sissejuhatus, siis ta ütles ka selliselt, et Johannal on nagu ilmutuslikke teadmisi Jumala sõnast ja see mulle nagu
nagu meelde, et ilmutuslikke teadmisi. Ja ma olen ka palvetanud ja mõelnud, et ma tahan, et mul oleks neid ilmutuslikke teadmisi nagu Jumala sõnast. Vot. Ja kui me selle jutluse teema juurde nüüd natuke tagasi tuleme, siis nagu see põhipoint ongi see, et me ei saa teha ju Jumala sõna järgi, kui me Jumala sõna nagu ei tunne. Kui me ei tea, võib-olla me teame ikkagi üldiselt, aga me ei tea täpselt, mis seal kirjas on ja kuidas need asjad on. Ma tean, et Meelisele meeldib alati, kui ta ka jutlustab, tuleb siia lavale, ütleb, et olen oma piibli lugemises seal ja Jumal näitas mulle seda. Siis ma saan täna täpselt samamoodi teha. Et olen siis ka oma piibli lugemises Vana Testamenti nüüd tegelikult tuleb tunnistada, loen nagu esimest korda algusest lõpuni läbi. Eks ma sealt midagi ikka siin-seal olen vaadanud varem, aga nüüd ma selle olen käsile võtnud ja olen 4. Moosese raamatu lõpus. Ja siis niimoodi, justkui nagu pooljuhuslikult, see nagu mulle kuidagi ette jäi, aga ma arvan ka, et Jumala riigis ei ole nagu selliseid juhuseid, kuna tõesti, kui ma seda kohta nagu lugesin, siis kuidagi niimoodi kõnetas, et ma siis panin kõik muud asjad päevas nagu kõrvale ja ma terve hommikupooliku siis natuke vaatasin ja uurisin, et mis Jumal kuidagi selles kirjakohas nagu täpselt räägib ja ütleb. Ja see on siis 4. Võite ka piiblid lahti võtta, kellel on, saate ise nagu jälgida kogu seda lugu, kuna see on päris tähtis lugu. See on siis 4. Moosese 21-13 ja see räägib siis vesikaljust. Ja mõni võib tõesti mõelda ka, et igas laste piiblis ju tegelikult ka see lugu on olemas ja pühapäevakoolis isegi vast räägitud, et mis seal nagu saab sellist uut olla, aga vaatame kohe ja ma olen üsna kindel, et ka kui sa seda südamega loed ja Jumalalt küsid, mis sinu jaoks võib sealt olla, siis sa saad nagu selle vastuse. Loeme selle siis kõik koos ette, see on päris pikk lugu. Ja Iisraeli lapsed, terve kogudus, tulid esimeses kuus Siini kõrbe ja rahvas asus Kaade sisse. Seal suri Mirjam ja ta maeti sinna. Kogudusel aga ei olnud vett, siis nad kogunesid Moosese ja Aaroni vastu. Ja rahvas riidles Moosesega. Nad rääkisid ning ütlesid nõnda. Oleksime ometi meiegi hinge heitnud, siis kui meie vennad hinge heitsid Issanda ees. Miks tõite Issanda koguduse meid ja meie loomad siia kõrbe surema? Selline oli põhiküsimus läbi Vana Testamendi, nende Moosese raamatute. Iga kord, põhimõtteliselt igas peatükis nad peaaegu korra küsivad seda, et miks sa meid siia kõrbesse tõid? Miks tõite meid ära Egiptusest, tuues meid siia pahasse paika? Ei ole see vilja ega viigimarja, viinapuu ega granaattõunapaik ja joomiseks ei ole vett. Aga Mooses ja Aaron tulid rahvakogu eest koguduse telgi ukse ette ja heitsid silmili maha. Siis ilmutas ennast neile Issanda auhiilgus. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, võta kepp ja kogu kokku kogudus, sina ja su vend Aaron, ja öelge nende nähes kaljule, et see annaks vett. Siis toodi neile kaljust vesi välja, sina too neile kaljust vesi välja ning jooda kogudust ja nende loomi. Siis Mooses võttis Issanda eest kepi, nagu teda oli kästud. Ja Mooses ja Aaron kogusid koguduse kalju ette ja ta ütles neile, kuulge nüüd, te vastupanijad, kas peame tooma teile vee välja sest samast kaljust? Siis Mooses tõstis oma käe üles ja lõi oma kepiga 2 korda kaljut ja palju vett oli välja ning kogudus ja nende loomad said juua. Aga Issand ütles Moosesele ja Aaronile, sellepärast, et ei uskunud minusse ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silma ees, ei saa teie viia seda kogudust sellele maale, mille mina neile annan. See oli Meriiba vesi, kus Iisraeli lapsed riidlesid Issandaga ja tema näitas ennast neile pühana. Vot, siuke lugu. Võib-olla siit esmapilgul tõesti, ka mina, kui ma seda esimest korda läbi lugesin, ma kohe ei saanud aru, et mis seal siis täpselt oli, et miks see Mooses siis nagu seal öeldakse,
et sellepärast, et te ei uskunud minusse ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silma ees, ei saa teie viia seda kogudust sellele maale, mille mina neile annan. Et mis seal siis täpselt nagu valesti oli, et vesi ju tuli ja kõik rahvas sai joonuks ja söönuks ja kõik nagu oli justkui nagu tegelikult hästi. Aga see küsimus ei jätnud kuidagi mind nagu rahule ja siis ma pidin nagu sinna täpsemalt nagu vaatama, et mis seal siis nagu, kuidas see lugu siis täpselt on. Ja kui sa võib-olla mäletad, siis tegelikult väga sarnane lugu oli siis Moosese, meie Jasmiinike tee pealt, väga tore, elab kaasa Issile. Ja, tore. Ühesõnaga jah, et kui sa nagu mõtled tagasi, siis väga sarnane lugu on piiblis tegelikult ka kirjas. See on siis 2. Moosese 17. peatükis, aga täpselt sama pealkiri on ka isegi, et vesi kaljust. Ja siis ma hakkasin neid lugusid nagu võrdlema, et mis on nagu ühes loos ja mis on nagu teises loos, kuidagi nagu, mis see vahe nagu on. Ja ma isegi mõtlesin korra, et äkki sai sama lugu nagu kuidagi 2 korda millegi pärast kirja, aga tegelikult see nii ei ole. Et tegelikult need lood on ka omavahel, isegi üks oli siis täitsa selle kõrbeperioodi alguses ja teine on täitsa selle kõrbeperioodi lõpus, ehk siis peaaegu võib öelda, et 40-aastase vahega, aga väga sarnased lood, põhimõtteliselt peaaegu identsed. Ühesõnaga see olukord oli siis täpselt sama. Et rahvas nurises, vett polnud. Mõlemal korral, kui see olukord nagu toimub, siis Mooses ja seekord ka, vist ka esimeses loos koos Aaroniga saavad aru, et nad peavad minema Jumala ette ja Jumalalt nagu vastuse küsima selles küsimuses. Ja nad läksid ja see oli nagu selles mõttes väga hea ja õige ja täiesti nii nagu peab. Ja Jumal ei olnud kitsi ka andma neid vastuseid või jagama siis seda nii-öelda nõu, et mida siis selles olukorras tegema peab. Ja siin on siis kirjas, öelge nende nähes kaljule, et see annaks vett. Aga mida siis Mooses tegi? Tema siis selle nagu varasema kogemuse põhjal ja selle nii-öelda eduloo järgi, mis nagu varasemalt toimis, tema tahtis nagu täpselt sama nagu mustrit kasutada või võib-olla ta tegi seda automaatselt, ei tea. Aga ühesõnaga varasemalt oli siis see asi toimunud niimoodi, et Jumal ütles Moosesele, et löö kepiga kaljut ja siis Mooses lõi ja rahvas sai joonuks. Aga seekord ta ei öelnud, Jumal ei öelnud, et löö kepiga kaljut. Jumal ütles, et ütle sellele kaljule, et vesi tuleks. Aga mida siis Mooses tegi? Ta läks, võttis kepi, lõi kaljut 1 korra, ja pani omast võib-olla mõtetest 1 korra veel juurde, et lõi isegi 2 korda kaljut. Et kuidagi võib-olla täitsa kindel olla, et asi ikka seekord ka toimiks. Ja kui sa seda lugu nagu vaatad, siis tulemus oli tegelikult täpselt sama. Vesi tuli, rahvas oli mõneks ajaks jälle õnnelik. Aga Moosese jaoks oli see tegelikult nagu ränk eksimus. Tänu sellele nagu eksimusele Jumal siis ütleski talle, et hei, sina kahjuks ei kvalifitseeru, et minna sinna Kaanani maale, et oma rahvaga nagu kaasa minna. Et kuna sa niimoodi eksisid nagu minu sõna vastu, minu juhiste vastu, siis sina nagu selle rahva kahjuks kaasa ei saa minna. Ja see oli ikka, kui ma ka seda nagu lugesin ja mõtlesin, et assa poiss, sellepärast siis ma olen mõelnud ikka, et no miks see Mooses nagu, et et Jumal nagu ei lasknud tal minna oma rahva kaasa, et miks ta nagu täpselt siis ei saanud minna. Aga nagu tundub, eks ole, et päris justkui nagu tühine asi või, et pani lihtsalt kepiga 2 korda, kõik oli justkui hästi, aga tegelikult see oli ikkagi väga nagu range Jumalaga nii-öelda vastuollu minek ja mitte Jumala sõna järgi tegemine. Ja selle loo siis nagu point ongi see, et isegi kui meil on Jumalaga mingid nagu kogemused ja sellised edulood, siis me ei saa nagu nendele toetuma jääda, vaid me peame nagu ikkagi tagasi minema selle Jumala sõna juurde ja saama Jumalalt selle nagu ilmutuse tema sõna kohta ja nagu selle järgi tegema ja sellele nii-öelda oma ka usuelu ja kõik oma toimimise ja teenistuse ja kõik asjad nii-öelda tööd ja tegemised nagu rajama. Et kui me nagu teisiti käitume, siis see asi võib väga lihtsalt nagu minna vett vedama.
Ja Noomi on nüüd läinud. Noomi ütles, et no jaga siis ikka üks nagu näide ka nagu sellest asjast, et siis kuidagi nagu meelde jääks. Siis ma võin nagu ühe sihukese näite, see pole nagu võib-olla mu isiklik nagu elu näide, aga see, et millega ma seda võib-olla nagu oskaksin nagu seostada või ma kuulasin nagu paar nädalat tagasi ühte nagu sihukest podcasti või sihukest netisaadet. See niimoodi vaikselt liigub, tahab kuskil ära minna. Vaatame, jälgime mängu. Ühesõnaga kuulasin ühte netisaadet ja seal räägiti nagu ärkamisest. Ja tegelikult väga hästi räägiti ja jäin nagu kuulama, aga mul kuidagi nagu südamest või kuidagi sihuke nagu kurbus nagu tekkis või sihuke nagu tunne, et nad täpselt nagu niimoodi räägivad sellest ärkamisest, nagu nad täpselt nagu teavad, et nad väga täpselt kirjeldasid, et kõik, mis olema peab ja kuidas olema peab ja nagu, et nemad nii täpselt nagu teavad seda nagu, et mis siis ärkamiseks vaja on ja kuidas kõik nagu toimima läheb. Ja siis ma nagu ise nagu mõtlesin, et ma ei tea, et Jumal võib ju tegelikult täitsa teistmoodi seda asja nagu teha või orkestreerida ja nagu kuidagi sättida ja valmis panna, et kas me nagu peame võtma endale nagu, kuigi nad armsad inimesed ja väga hästi ka rääkisid, aga mul lihtsalt endal nagu südames nagu kerkis see nagu esile. Et just kui me nagu teame täpselt, kuidas need asjad olema peavad ja siis paneme Jumalale ka, ütleme, et Jumal täpselt nii, nagu need asjad peavad sündima ja toimima ja tegema. Et kui sa nüüd niimoodi ei tee, siis meie oleme väga pettunud ja ärkamist ei tulegi. Et see oli nagu see kuidagi täpselt see, et isegi kui meil ka on nagu siin Eestimaal ka tänu Jumalale siin vägevaid asju nagu toimunud ja toimumaas praegu ka, ma ütlen, siis meie kuidagi see positsioon ei ole see, et Jumalale siis kuidagi öelda, et kuidas asjad olema peavad, vaid meie positsioon on see, et kuulata nagu Jumala käest. Et võib-olla Jumal tahab hoopis teistmoodi nagu seda ärkamist tuua või mingit nagu muutust tuua nii kogudustes kui ka tervel Eestimaal. Aga see ongi kõige tähtsam, et me nagu läheks nii nagu Mooses ja nii nagu Aaron läksid nagu iga sihukese küsimusega Jumala palge ette. Aga mitte siis, et me lihtsalt kuuleks seda ja teeks ikka omamoodi, vaid me teeks täpselt selle järgi, mida me siis nagu Jumalalt kuuleme ja mida me tema sõnast loeme. Vot. Ja täitsa lõpetuseks lähme mäeütlusesse korra veel tagasi. Põikame tagasi. Nagu ma ütlesin, mul need viktoriinid väga on südame peal, siis ma küsin ühe küsimuse veel, võite nagu lihtsalt mõelda, et mis on siis nagu struktuuri mõistes, aga võib öelda ka kogu selle sõnumi kese või sihuke kandepunkt, mis on selle nagu mäeütluse nagu keskel? Mis nagu lugu või mis see on see kese kandepunkt, mille peale mõneti üks pool mäeütlusest ja teisest nii-öelda, kui paned sihukese nii-öelda kaalu peale, et siis hoiab seda nagu tasakaalus. Võid nagu korra mõelda, võid isegi piibli lahti võtta, vaadata, mis seal täpselt keskele jääb. Põhimõtteliselt tähemärkide arvult jääb ka nagu keskele, korra vaatasin, natuke väike sihuke mix and match, aga põhimõtteliselt. Okei, aega läbi. Nüüd hakkame vastuseid küsima. Aga võib panna selle slaidi ka. Vot, siit on siis Bible Projectist ka. Nüüd te näete ära, tegelikult see on see vist ka, ma sain aru, et Merle sihuke nagu visioon kõigi nende jutluste jaoks, et kuidas see kogu struktuur on jaotatud ja nüüd lähete koju, saate täpselt vaadata ja võrrelda, et kuidas siis need jutlused, mis kirjakohad, kus öeldud said. Aga kui te vaatate sinna keskele, siis 6, 5-15 on see nii-öelda nagu struktuuri mõistes see kõige keskmine koht. Ja nüüd keegi võib võigata, mis see on. Kes sai lahti? No mõni noor. Kas meil on noori? Meie isa palve, väga hea. Et see on jah, Jeesuse nagu õpetus palvest. Et see on seal nagu täpselt keskel. Ja jälle võime küsida, et kas see on nagu juhuslik. Siis mina ütlen, et Jumala riigis juhuseid ei ole. Et ma arvan, et see on nagu täpselt sinna nagu disainitud ja pandud, et olekski, et sellel nagu palvel ja nagu meie isa palvel, no selles mõttes üldiselt õpetusest palvel ja palvel oleks siis ka nagu Jumala riigis sihuke nagu kandepunkt või sihuke kese, kus nagu kõik ikkagi pihta hakkab, kus kõik vaimsed asjad pihta hakkavad ja lõpuks ka need asjad, mis meil siin nagu maailmas nii-öelda realiseeruvad ja nii-öelda ellu elatud saavad.
et kui sul nüüd midagi sellest mäejutlusest meelde jääb, siis see, et hakka palvetama. Ja teine punkt on see, et tee siis selle järgi, mida sa sealt palves kuuled. Ja võrdle seda Jumala sõnaga ja nii ta ongi, siuke valem siia kaasa. Aga ma arvan, me saamegi täpselt selle järgi teha, ehk siis palvetada ja hakata palvetama. Võime tõusta ka, siin varsti läheb ülistus ka edasi. Tänu, hea taevan isa, et võime tõesti sinu trooni ette tulla ja sind kõrgeks kiita selles paigas ja tänu sulle kogu selle sõna eest, mis sa oled meile jaganud, selle vägeva seeria eest ja selle kõige eest, nende avastuste eest ja võib-olla kui kedagi kõnetas, et minna veel koju ja vaadata need asjad üle ja kuidagi ammutada veel sealt mäejutlusest midagi nagu enda jaoks ja saada veel midagi kätte. Issand, ma palun, et meil võiks olla seda kuidagi igatsust, nälga ja janu sinu sõna järgi ja siis, kui me seda sõnaga loeme, et sina võiksid anda meile visioonid ja kuidagi näidata, et kuidas me seda saame kõige paremal viisil ka ellu elada, ehk siis oma elus ka rakendada, nii et see võiks tuua meie elus sükse transformatsiooni ja muutus esile, aga ka nende elus, kes on meie ümber ja keda meie elud nagu mõjutavad ja puudutavad. Ja tänu sulle lihtsalt kogu selle seeria eest. Ma palun lihtsalt, et meie elud ka ei oleks kuidagi enam endised, kui me kõike seda oleme kuulnud ja selle peale mõelnud, vaid et sina võiks tuua ühe muutuse meie elus esile, mis tõesti juhiks meid sinu poole ja kuidagi tõesti jah, et sina võiks lihtsalt saada teha täielikult tööd meie eludes. Seda kõike palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.